Varahommikul korraldas Ukraina taas rünnaku Venemaal asuvate sihtmärkide pihta. Samal ajal teatasid Venemaa Leningradi oblasti võimud droonirünnakust. Kuigi enamus rünnakus kasutatud droone liikusid Eesti õhuruumist eemal, siis lendasid mõned droonid Eesti piiride lähistel paralleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe suunas. Ja tegevuse käigus siis kandus Kaitseväele teadaolevalt üks droon ajutiselt Peipsi järve kohal Eesti õhuruumi. Ja droon oli Eesti õhuruumis mõne minuti vältel ja seejärel naases tagasi Venemaa õhuruumi. Kaitseväele teadaolevalt ei kukkunud ükski droon Eesti territooriumile. Võimaliku ohu tõttu teavitati ka osade piirkondade inimesi. Saatsime välja siis selle ohuteavituse SMS-i kaudu Võrumaa ja Ida-Virumaa inimestele, et on võimalik õhuoht ja samuti siis tõsteti ka õhutõrje tagavate kaitseväeüksuste valmidusastet. Saadeti piirkonda ka Eestis siis NATO õhuturbemissioonil teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid ja nagu ma siis ennem ka mainisin, et tõsteti õhutõrjet tagavate kaitseväeüksuste valmidusastet. 5:30 hommikul oli võimalik oht õnneks möödunud.